Riigieelarve miinus on praegu maksimaalne, mis Euroopa Liidus lubatud ja näiteks OECD prognoosi järgi läheb isegi sellest üle. Kohtumise eel saatis Reformierakond aga välja poliitilise avalduse, et kõik saab korda. Ja mõte on selline, et tõmmata koomale defitsiit iga aasta 0,5% võrra. Number tundub väike, tegelikult absoluutsummades on see 100 miljoneid. Ja seejärel hoida ilusti seda laenukoormust ka umbes seal 30% juures. Erakondade kokkusaamist hindas rahandusminister Jürgen Ligi omakorda nii. Ühel hetkel on nõus ütlema, et on probleem, teisel hetkel, et makse tuleb vähendada ja siis kolmandal hetkel, et tuleb kulusid suurendada. Läbimõeldud plaani esitab ikkagi valitsus sügisel. Küsimus on, kuidas saada riigieelarve umbes miljard euro suurust miinust vähemaks. Miinuse katmiseks tuleb võtta laenu, mille intressid kuhjuvad sadadeks miljoniteks. Keskerakond taastaks maksuküüru ehk summa summarum tõstaks inimeste tulumaksu. Loomulikult tuleb tagasi pöörata need otsused, mis vahepeal Reformierakond ja Eesti 200 on teinud. Need augud, mis on jäetud tänu selle tulumaksuküüru kaotamisele ja loomulikult oleks üks päästerõngaks ka pangamaks, mida Reformierakond Eesti 200 ei tahtnud. EKRE kärbiks, kuigi on vaieldav, kas matemaatika ikka klapiks lõpptulemusena. Meil on 100 miljonid, mis jooksevad niimoodi ära, et keegi ei saa arugi kuhu. Küll tuulikutesse, Rail Balticutesse, MTÜ-desse, mis tegelevad Palestiina eest võitlemisega. Sinna on sisse vaja vaadata. Aga meil ei ole võimalik suurendada kulusid ja suurendada makse lõputult, sest me oleme varsti juba sotsialismis väljas. Isamaa ei ole aga isegi nii konkreetne. Väga lihtne. Tuleb teha negatiivne valitsemiskulude eelarve esimese sammuna. Üks muud võimalust ei ole. Sotsiaaldemokraadid kärbiks ja paneks rikkamad rohkem maksma. Aga detaile oma plaanist ei avalda, vähemalt veel mitte. Ehk siis, kui teie palk on 4000 eurot ja rohkem, siis ilmselgelt neil inimestel on võimalik iga kuu 50 eurot rohkem maksta ja ei jää nende elust midagi puudu. Neid ei ole nii palju, et 50 euro kaupa makstes miljardeid eurosid kokku tuleks, et kust te kärbite? See, ma ütlen, on lõppkokkuvõttes nende koalitsioonide kokkuleppe küsimus ja sotsiaaldemokraadid neid ettepanekuid täpsemalt esitavad ka. Kohal oli kutsutud ka parempoolsete juht, sest võib juhtuda, et nemad on üks neist erakondadest, kes pärast valimisi peavad raha otsima. Sotsiaalkulud on täna need, mis on väga suured ja tegelikult nad peavad majandusse ära mahtuma, täna nad varsti enam ei mahu majandusse ära. Mida valija teie sellise jutu peale ilmselt märtsis ütleb, et pensionid enam ei tõuse ja lastetoetus kõik ei saa ja tervishoiukulud vaatame ka üle, et kas ikka saavad tõusta. Parempoolsete valija on tark valija, mõistlik valija, ta saab aru, miks me seda räägime, et me julgeme oma valijaga tõtt rääkida ja meie valija suudab vaadata tulevikku. Järgmine katse erakondade ülest ühisosa leida tehakse Lauri Läänemetsa sõnul augustis.